Me kohtume pea iga kuu rääkides sellest, kuidas meid ümbritseb külm ja kõle konservatiivsus, oma olemuselt saamatu ja parasiitlik. Aga me teame ka, et nii ei saa, nii ei pea. Me oleme progressiivne rahvas, kes on tänu muude parteide saamatusele võlutud lokkavast parempoolsest magaesteetilisest populismist. Et mina jäin kahjuks holokaustist ilma. Samas olgem ausad, Eestist ei saa kunagi esimene demokraatlik sotsialistlik revolutsioon alguse. Me võime küll ideoloogilisi tekste edasi-tagasi refereerida üksteisele vaevu pinnal püsivates paarides ja ka seegi mingis mõttes kasulik, aga mida me saame praegu teha, et Eesti rahvas vohaks? Eestis on palju probleeme, mida lahendada, kuid minu jaoks on üks peamine koll, kes piirab vabadust ja premeerib laiskust. See on meie iganenud maksusüsteem. Teda piitsutatakse ette ja taha, söögi alla ja söögi peale, kuidas ta on küll ebaõiglane, nagu ei oleks hetkel võimul olevad erakonnad teda kavandanud. Ja see süsteem sellisel kujul, nagu ta praegu on, tõstab eestlaste toidupoearvet ja elektriarvet ja igad muud arvet, samal ajal kui hakkama saamine on keerulisem kui kunagi varem. Samal ajal jännatakse maksuküüruga, mille tegelik kasum inimestele, kellel on seda päriselt vaja, on võib-olla 10, 12, isegi 20 eurot kuus. Kujutad ette, mis selle eest saab. See on pool lahendust, parem kui mitte midagi, aga arendatud ikkagi selleks, et inimestel, kellel on finantspõhi, oleks see veel tugevam. Nagu kirjutas Andre Hanimägi, läheb 300 miljonit eurot Eesti rikkamate 20% hulka sellest. Aga see abi ei jõua nendeni, kes teenivad alla keskmise. Niisiis ütleme, et mina saan mängida päevaks kõikvõimsat Jürgen Ligit, kellel on käsepoolase autoriteet, et muuta 3 asja Eesti maksusüsteemis. Mida ma teeks? Mida sa teeks? Pane enda mõtted kommentaaridesse ja kui sulle meeldib see video, siis võib-olla isegi pane subscribe. Sinu tsükkel. Kas ma olen pessimist või lihtsalt realist, ma ei tea, aga ma arvan, et parim viis hetkel edasi on läbi reformi. Mitte läbi selle jäleda Reformierakonna, vaid läbi süsteemi reformi. See kõik algab astmelisest tulumaksust. Ma tean, šokeeriv. Päris astmetega seekord, mitte nagu varem. Kuidas on loogiline, et keegi, kes teenib 1400 eurot kuus, maksab sama osa oma palgast maksudeks, kui keegi, kes teenib 5000 eurot kuus? Pealtvaates võib tunduda, et kõik on väga võrdne, kuid kui sinu 1400 eurost jääb alles võib-olla 1100 eurot, siis et majandada üür, transport ja kõik muud hädavalikud teenused, see on keeruline. Sellest summast läheb kõik tagasi majandusse, kõrvutades seda 4000 eurose brutoga, mis on oluliselt lihtsam äraelamiseks ja mille mitmetuhandeline jääk läheb välismaa turgudele ja spekulatiivvaradesse, millest ei ole ühiskonnale väga palju kasu. Kahjuks vaadatakse astmelist tulumaksu nagu töö tegemise karistamist, kuid kes tõesti panustab rohkem? Keegi, kes istub kontoris mingile startupile Exceli tabelid vändates või keskmine eestlane, kes veedab pikki tunde tehases või Bolt Foodi rattal sõitel või hoopis hooldetöötajana, kes nendest teeb raskemat või väärilisemat tööd siis. Astmeline tulumaks aitab madalamapalgalisi eestlasi, kes peavad tegelema kasvavate kuludega, et nad saaksid teha neid töid, mida kahjuks premeeritakse liiga madalalt, et nad saaksid teha neid väärikalt ja tagada oma peredele kindla sissetuleku, selle asemel, et finantseerida järgmist Airbnb-d Hispaaniasse. Kas 3-4 tuhande euro pealt algav 35% või 5000 euro pealt algav 40% tulumaks ei oleks seda väärt, kui me saaksime oluliselt vähendada inimeste hulka, kes elavad palgapäevast palgapäevani, mitte sellepärast, et nende uue ridaka ees on liisitud PEM, vaid sellepärast, et nad teevad neid töid, mis on alustalad meie ühiskonnale. Me oleme riigina mingi anomaalia, kus arenenud riigid paremate sotsiaaltingimustega on ammugi lapsendanud endale astmelise tulumaksusüsteemi, aga me jonnime seda, et see on punane lihtkommunism, samal ajal kui Keskerakond pole mitte midagi kapitalismi vastas kunagi öelnud. Spekulatiivvarad olid kunagi ajad, kus aeti raha kokku ja asutati pagariäri või mingi kruusafirma või vähemalt pruuliti salaviina, aga seal oli mingi ühiskondlikult tarbitav toode, füüsiline või mitte, aga järjest rohkem investeeringut koguneb spekulatiivvaradesse nagu aktsiad, krüpto, kinnisvara ja naftafutuurid. Sellised investeeringud kahjustavad ühiskonda läbi 2 erineva lee. Esmalt tekivad mingid jorsid, kes elavad paalil oma dividenditulust ilma, et nad midagi teeks. Teiseks on lumepallina suurenevaid katastroofe edasi lükkavad suurvõimud nagu USA
meelitatud muutma ülemaailmset korda, et täita investorite kukruid. Olgu see immigratsiooni suurendamine ilma majade ja korterite ehitamiseta, et buumerite koduväärtused tõuseks. People that own their homes, we're going to keep them wealthy. We're going to keep those prices up. We're not going to destroy the value of their homes. Olgu see Venezuela presidendi röövimine, et rohkem õli omandada. The United States seized 1.9 million barrels of oil on December 10th. We're going to keep it. Või siis anda ettevõttele võimalus osta endale koht valitsuses, tõstes aktsiahindu, millega hajutada tähelepanu tõsiasjalt, et sa vägistad lapsi. The Dow is over 50,000 right now. Nii nagu tõstetakse alkoholi ja tubaka aktsiisi, tuleb ka tõsta maksumäära kinnisvara väljaüürimise tulust, tuleb tõsta dividenditulu kui ka aktsiamüügi tulumaksu. Nii vähendame me inimeste hulka, kes elavad sinu tehtud töö arvelt. See tähendab, et me karistame edu, aga see on reaalsus, et sinna, kus on, tuleb juurde. Lisada 10% nendele määradele protsendiline investeerimiskinnisvaramaks on koorvaks vaid vähestele, kelle Maslow püramiidil on ammugi põhi all, aga tulumaksu tõstmine viib veel rohkem eestlasi lausvaesusesse. Muidugi kolmas kõige idiootsem spekulatiivvara on netifirmade Kalshi ja Polymarketi müüdavad ennetused. Ehk panustatakse raha sellele, et USA pommitab Iraani järgmisel teisipäeval või sellele, et kas kinnitatakse tulnukate olemasolek enne aastat 2027. Kui sul on raha, et panna tonn sellele, et kui palju Elon Musk tweetib järgmise 24 tunni jooksul, siis sul on ka raha maksta sellest võidust ka suurem maksumäär. Äkki isegi topelt. Kutsu seda idioodimaksu. Aga okei, maksustasime kõik ära. Mis nüüd? Hakkame langetama. Esmalt, kui astmeline tulumaks tõstab makse ühes otsas, siis teises otsas peavad need kukkuma. Tulumaksu vähendamine kuni 1300–1400 euro teenijateni oleks suur samm, et maksimaalselt aidata neid, kellel on seda päriselt vaja. Nüüd ma ei näe võlukuuliga riigi pangaarvet, nii et ma ei lae siia videosse täpseid numbreid, aga ülejäänud riigid on selle matemaatika ära teinud. Teiseks tuleb langetada toiduainete käibemaksu, olgu see 9 või äärmisel juhul 13%. Toidupoekettidele ka siis surve langetada hindu ja neid seal hoida, et nad ei teeks rekordkasumeid. Toit ei ole uus kampsun või telefon, mille saad ostmata jätta, see on ebaelastiline nõudlus. Rõhk on põhivajadustel, et inimesed saaksid teha neile sobilikku tööd inimlike tundidega, tagades endale sooja eluseme ja täiskõhu. Kui seda on parempoolsete reformi ja Isamaa-arust eestlastele liiga palju pakkuda, siis mis mõte on üldse tööl käia? Mis mõte on saada lapsi? Kui need primaarsed elemendid on olemas, siis on ka iibemure murtud. Nii et tegelikult peaksid konservatiivid, kes on hädasti mures naiste kehad üle, kellel ise lapsi ei ole, hakkama vasakpoolset maksupoliitikat ajama. Et sünniks rohkem lapsi, lihtne. Kui raha jääb mõttetult üle ja selles mõtteeksperimendis me ei saa seda kuhugile mujale panna, siis langetame maksumäära ka kultuuritoodetel näiteks, nagu teeb Holland, aga see on juba roosamanna, aga see oli tsükkel ja aitäh vaatamast, like and subscribe.